Kilu seljakotis seab sammud Jaapanisse, maailma ühte kõige moodsamasse riiki, kus tipptasemel tehnoloogia põimub iidsete traditsioonidega. Kuidas aga Eesti talupoja mõistusega seal ellu jääda? Seda me proovima lähemegi. Seljakott seljas, kilukarp kotis hüppame pea ees tundmatusse, kus nii mõnigi kogenud reisisel on pidanud alla vanduma. Nagu meil on kombeks saanud, otsime üles siinsed eestlased, põnevad paigad ja erilised tegevused. Anname nippe, kuidas suurlinnas Aginas hakkama saada ning reisist viimast võtta. Teekond algab ja lõpeb Tokyos, kuid viib ka Jaapani maakohtadesse, kus avaneb võimalus kogeda seda õiget ja ehedat elu. Seljakott selga, kilukarp kotti ja asume Jaapani poole teele. 4 episoodi jooksul oleme rännanud Tokyos, uurinud sealseid sotsiaalmeedia hitte, mis on ühtlasi ka kerged turistilõksud ning avastanud ka vaiksemat Yokohamat, kus meie oma mees Rainer pakkus suurepärase tuuri nii kuulsal kalaturul kui parimates restoranides. Suurlinnadesse me siiski pikalt ei jäänud, vaid suundusime edasi Shikoku saarel asuvasse Tossa linna, mida ka nimetaks isegi suureks külaks. Kohalike abiga olen saanud osa sealsest igapäevaelust ja põnevatest kogemustest ning tundub, et uusi seiklusi lisandub iga päev. Täna tulime Kochi prefektuuri pealinna. Linna, millel nimeks Kochi. Asub see Vaikse ookeani rannikul ja elanikke on selles imelises linnas pisut üle 300 000. Miks me siia linna täna tulime? Sellepärast, et kogeda iidset Jaapanit. Täna on mul võimalus kohtuda geishaga. On võimalus harjutada taiko trumme ning läheme külla Jaapani noameistrile. Taiko trummide kultuur on Eestis väga levinud ja Eestis on väga tublid taiko trummide mängijad. Tervitused Elerinile siit poolt. Ma olen ühe korra taiko trumme saanud mängida ja see on väga, kuidas ma ütlen, väsitav kogemus, kui sellega varasemalt kokku pole puutunud, sest et neid suuri trumme mängides peab korralik füüsis taga olema. Need siin on väiksemad taiko trummid, aga ma arvan, et ka nende mängimine nõuab väga suurt oskust. Aga õnneks oskust siin riigis jagub. Tervist, minu nimi on Eero. Ma tulin taiko trummide meistri jutule. はい、私は日野隼人と言います。太鼓を今日はできるだけギュッと詰めて魅力をお伝えしたいと思います。 Kas taiko trummide mängimine on midagi sellist, millega igaüks saab hakkama? 誰もができる簡単なドンと打てばなるんですけど、その音色、そして体の使い方はすごい奥が深いので、奥がすごい深いんですけど、シンプルな楽器です。 No mulle see klassikaline trumm sobib, selles mõttes, et hakkame aga pihta. よろしくお願いします。 よろしくお願いします。 Perfect. Esimene tund on sissejuhatus on läbitud. 太鼓は力を抜く方がいい音が出ます。もうリラックス。 そうすると地球の重力が使えます。 Lõdvestumine on väga oluline enne, kui taiko trummide juurde lähete. Kogu sellise pinge endast välja. Aha. Okay. で、打った後はちょっと離します。そうそうそう。 OK。
Kuidas oli? Kuulge, esimene sissejuhatus on tehtud, väga lõtestatud kehaga peab seda asja tegema ja tunnetus peab hea olema. Ma algul ei tabanud ära, et meister teeb peeglit minuga. Ma läksin ikka parem käsi parema käega, aga ütleme, et ega hetkel hoog on sees, ei tahaks siinkohal peatada. Raske ei ole, palav on. No, nii, see, no, hei, hei, hei. Kuulge, see on ju hommiku võimlemise eest päris mõnus tegutsemine, aga väga raske on meistril ikkagi nii-öelda järel olla või kaasas olla. Peab olema ikkagi rütmitunnet ka. Olen ära näinud, olen järgi proovinud, aga nüüd on see hetk käes, mille anda sõna meistrile ja paluda ta lavale, et ta näiteks kuidas päriselt taikotrummidega selline suur etteaste teha. Ta võttis särgi ära. Ma ei tea, mis. Nüüd hakkab juhtuma alles. See oli võimas. See oli midagi erakordset. Minu kord. Meistriga sarnaselt mänguplatsil. Nii. Ei kuule kiljumisi üldse. Särk rahvas. Nii. Pointoはシールの時に打った後に大きく振りかぶってありがとう。ありがとう。ありがとうございました。Nii, ja nagu Jaapanis tavaks, eks me jääkski siia tänama, aga aeg surub peale minema. Nüüd ootab ees Geishaga kohtumine, aga ega Geishaga ei minda kohtuma lihtsalt tavalises linnariietuses. Tuleb ise ka pisut garderoobi sättida, sellised puust kotad varba otsa panna ja ilmselt ka kostüümi valikus 100%-line kannapööre teha. Kõlab põnevalt. Riietumine võttis omajagu aega. Meile organiseeriti linna parim rätsep, kes oli selliseid töid varemgi teinud ja kelle vilumus paistis igast liigutusest. Kihte oli palju, mis meenutasid mutant ninja kilpkonna jalgu kuni jämedast hommikumantlit meenutava kuftini, mille ta sidus kinni tugeva vööga. Mis kihelkonna vöö see on? Mis kihelkonna vöö see olla võiks, seda ma küll ei tea, mis kihelkonnast. Aga ma arvan, see on kohalik. See on Kochi kihelkonna vöö. Ma arvan, ma ei joo vett ega söö midagi lähima paari tunni jooksul, sest sellega riietusega tualeti külastamine tundub olevat üks hirmu unenägu. Või siis peab olema see daam olemas kusagil läheduses.
jalanõudeks selle imelise kostüümi juurde on varbavahed eesti keeli öeldes. Tegelikult on spetsiaalsed jalanõud, mis nõuavad spetsiaalseid sokke ja mis on üleni puidust. Tänasel päeval muidugi kerge kummitallaga, et puit ilmselt nii kiiresti ära ei kuluks. Kuidas nendega kõndida on, ei tea. Aga nad on jala ümber väga tihkelt koos. Niisiis, tegemist on kohaliku kotšikandi kimonoga, kangas, mis on siit kandist pärit, kõik need mustrid ja tõeline kotšimees läheb nüüd jalutama. Vot sellises riietuses läheb Eesti mees geishale külla. Kas teadsite, et tegelikult olid olemas ja on ka tänasel päeval olemas mees geisha, kes toimetasid enne, kui naisgeishad nende ameti üle võtsid. Nad olid selliste isandate ja feodaalide meelelahutajad, nõuandjad, kelle ülesanne oli siis lugeda luuletusi, teha seltskonnas nalja ja ka laulda. Aga tänaseks päevaks on taikomochisid Jaapanis alleks jäänud 2, 3, 4, väga vähe. Ja olgem ausad, ega ka geishasid tänasel päeval enam väga palju ei ole. Terve Jaapani peale võib leida umbes 1000 naisterahvast, kes seda kultuuri edasi kannavad. Teate, üks väike nipp. Kui tahad festivalidele kuidagi ladusalt sisse saada, siis riietuge nagu mina. Nende kihtide vahele mahub igasugu asju ja siia käekotti samamoodi, ma arvan, et mõned joogid kindlasti ja vaevalt, et seal turvaväravast tullakse teid läbi kompama, kui te olete täis positiivset energiat ja soovite lihtsalt festivalile minna. No võt, aga jah, vetsus käimine võib osutuda tülikaks, nii et mõelge hästi läbi oma käigud. Siin seina peal on fotod 4 põlvkonnast ja nemad kõik on jõudnud nii kaugele, et nad omavad geisha nimetust. Kunagi aastasadu tagasi ei tohtinud geishad omada meest, nad ei tohtinud saada lapsi, neil ei tohtinud olla mitte mingisugust silmarõõmu ka, kõrvalisi segavaid faktoreid. Ta oli keskendunud ainult sellele, et ta oli pühendunud kliendile, ütleme nii. Aeg on natuke edasi läinud ja võib-olla viimasel 200 aastal võis juba geishal olla mees, keda võis ka saada lapsi, aga ikkagi kogu tema fookus pidi olema seatud ainult kliendile. See on siis see ruum, kuhu mul paluti tulla. Need ma näen, siin on koht on kaetud, ilmselt mulle, ma loodan. Õnneks, et ei pea päris põrandal istuma, vaid laua all on tegelikult ka ruumi jalgadele. Pärast pausi siseneb ruumi geisha, kellega murrame kiiresti suhtlusbarjääri ja suundume peagi lõbusate seltskonna mängude juurde. Seejärel liigume edasi kohaliku hinnatud noameistri juurde, kes saavad meile Jaapani noakunsti köögi poole. Valmistame ehtsaid Jaapani pannkooke, proovime kätt iidse moshi tegemise juures ning külastame ka kohalikku kooli. Konnichiwa. Nüüd on see hetk käes,
Nii. Mina olen oma lõuna lõpetanud ja nüüd on minu imeline kaaslane saabunud. Mis ma ütlen nüüd? 普段はそのお客様が召し上がっていただいている最中に入って、お酒が出たらお酒を継ぐというふうにさせていただいているので、もうそのありのままで大丈夫です。 Millist mängu me täna võiksime mängida? 今日はお酒アルコールなしでそういうお遊びをちょっと紹介させていただこうかなと思います。 Kuidas seda mängu nimetatakse? ベロベロの神様。 Pero. ベロベロ。 Pero. Mängime pero mängu. Ma proovin nüüd selgitada hästi lühidalt, kuidas selline mäng toimib. See siin tegelaskuju sümboliseerib sellist eurooplast jaapanlaste silme läbi nähtuna ja siia sisse mahub siis 5 sekundi jagu napsi. Teine tegelaskuju, tema nime mina kahjuks ei tea, aga temal on suu avatud, aga selleks, et naps kaduma ei läheks, tuleb näpsi alla panna ja see tegelaskuju sisaldab endas või temasse saab valada 3 sekundi jagu napsu. Ja kõige viimane, tema on kõige positiivsem. Temaga tuleb teil tarbida ainult 1 sekundi jagu alkoholi. Nii, ja siis on selline, kuidas nüüd öeldagi, nimetame täringuks siis seda, mis pannakse keerlema, praegu läks kehvasti vähe, aga põhimõtteliselt, millise kujundi peale jääb, selle kujundi jagu napsu te peate võtma. いただきますね。大丈夫でしょうか。じゃあいきます。はい、ベロベロの神様は正直な神様よ。ハンサムの方へと赴きゃれ、それ赴きゃれ。ハンサムの方へと赴きゃれ、それ赴きゃれ。はい、あっちゃ向いて、ほい。はい、こっちゃ向いて、ほい。 Ainus, mis ma siit praegu aru sain, et lauluga algas see mäng ja külaline peab 5 sekundi maski täitma. 天狗さんのエロさんが飲むぞ、エロさんが飲むぞ、エロさんが飲むぞ。はい、空飲むぞ、はい、空飲むぞ、はい、飲むぞ、飲むぞ、はい、どうぞ、空5、はい、4、はい、3、2、1。ごちそうさまでした。 Jah. Nii need seltskonnamängud jätkusidki. Sake voolas, Geisha kaunis lauluhääl kõlas üle kogu hoone ning ühel hetkel sain aru, et pidu on vist läbi ja aeg on liikuda järgmiste toimetuste juurde. ありがとうございました。日本探検に移ります。ありがとうございます。 Külaline lahkub siit majast esimesena ja majaemand siis tuleb ja saadab kenasti välisukseni kallid külalised ära. Oli väga maitsev lõunasöök, oli väga meeldiv kohtumine, aitäh teile. Ja taaskord nendes riietus on väga mõnus olla. Nii siit, ja ma tänan väga, et ma ei pidanud põrandal istuma. See on natuke keeruline ikka. Vaadake lihtsalt, kui ilus riietus. Eestlane vaatab üle, kas kõik sai kaasa. Ahah, sai kaasa, jah. Nägemist. Kes soovib Geisha kogemust koos riietumise ja muu juurde kuuluvaga omal nahal proovida, peab arvestama umbes 50 000 jeeniga. Päris kallis lõbu, aga eks see olegi rohkem turistidele mõeldud. Vaevalt kohalikud viitsivad seda protsessi läbida. Meie olime kogemusega igati rahul ja liikusime edasi noameistri juurde, kes oma väikeses töökojas ehtsat Jaapani terast taltsutas. Vaatan, siuke kallim kraam on siia alla ära veidetud. Odeb peremise kahandama. Võtan ühe noa välja. Selle noa hinnaks on 20 000 kohalikku jeeni. Mul on tunne, et
nagu ma peaksin valged kindad praegu kätte panema. Kui ma tohin seda, peremees noogutas lubavalt. Ai, ma ei võta seda välja. Vaadake lihtsalt ise, milline arvutus see on. Milline teras ja võt sellised noad siin selle töökoja seinte vahel sünnivadki. On odavamaid nugasid umbes 6000 jeeni maksvaid ja on ka siis tõelisi kunstiteoseid. Selgus, et selle töökoja seinte vahel tegutsevad isa ja poeg. Isa on teinud siin majas juba nugasid umbes pea 60 aastat. Poeg see vastu umbes 27 aastat. Aga mis on ühe sellise Jaapani noa saladus? 良い鋼材質の良い材質の鋼を使って叩いて伸ばして作ってしっかり研いで作ってます。 Kas sellise Jaapani noa puhul saame rääkida tootest, mis kestab kogu su elu? Eluaegne nuga? 普通に家庭で使えば多分20年とか30年もっと使えます。 Kui kaua võtab aega, et omandada kõik oskused valmistamaks selliseid imelisi Jaapani nugasid? なったかどうかは言えませんが、10年ぐらいやれば、しっかり作れるようになると思います。 もう一回 Nii, valmis? Näete, kui lihtsalt see käib. Muidugi tegelikult praegu võiks testida lihtsalt, et tegemist ei ole reklaamitrikiga. Meil on lihtsalt noatoorik, mis on ka natukene terav. Võtame uue lehe, proovime, kas tegemist on ausa kaubaga. See nuga, vaadake, see nuga on terav ja see nuga saab ka kunagi teravaks. Meistri käel. Arigato. Arigato. Mul on sellist nuga vaja. 6000 kohalikku raha maksab. Meistri märgid on siin peal. Kasutusjuhend samamoodi. Ja selle noa ma täna siit koju viin. Aitäh, arigato. Erkki Sarapuu alates tänasest TikToki uskumatult need pööraste ja naljakaga videote maailmas. Kes TikTokist näinud või Erkki Sarapuu saatest võimalik või TikTokis, see teab, et maailma kuulsad on Jaapani pannkoogid. Ma leidsin poes sellise valmistaigna. Tulemas on väga paksud pannkoogid. Tähendab, peaksid tulema. Ma ei tea, mis siit välja tuleb, aga avame paki. Ja nagu ikka, siia on valmis pandud 3 pannkoogi jahu ehk siis kenasti portsjon. Peab lisama 1 muna ja piima või võid. Ja miks me üldse pannkooke teeme? Sellepärast, et meil on jõudnud kätte pühapäev. Ja pühapäeval tehakse ka Jaapanis pannkooke. Ma sain küll aru alguses, et hommikul tehakse üks jooksuring kella 6 ajal. Kuulsin seda oma akna taga. Ja seejärel minnakse koju pannkooke tegema. Nii näete, kvaliteedimärk on juures. Saate minna kanalasse külla, kui soovite. 1 muna. Head kohalikku Jaapani lehmapiima. Võt nii, võimalik, et on täpne kogus. Pead ei anna. Rääkides Jaapani köögist või toiduelamustest, siis on olnud nii ja naasuguseid hetki. Võib-olla kõige sellisemad võikamad hetked minu jaoks vähemalt oli Angerja süda, Tukslav Angerja süda, millele valati peale pitsitäis saket. Ja see tuli ära juua või ma ei tea, võis ka närida. Ma õnneks sain hakkama ilma, mis ei olnud väga selline tore kogemus. Mõningad raamenid on olnud siin nii rammusad, et kuidas ma ütlen, liiga rammusad. Ja mis on veel huvitav, tundub, et jaapanlased on ju väikest kasvu valdavalt ja liiguvad palju, joovad palju teed
et kust neil see isu tuleb, aga vaadates toiduportsjone, siis ma ei tea, nemad on suure isuga, nad söövad need suured raamenikausid, nuudlikausid tühjaks. Kas on võimalik, et sa vabandad omaniku ees, et ma lihtsalt valge mees ei jaksanud süüa? Seda sa pead ise tegema. Jah. Mis mulle meeldinud on, tegelikult on meeldinud mereannid, eriti värskelt püütud, puhastatud, natuke kastet peale ja söödki selle ära ja saad sellest maitsest osa. Miks ise kõiki neid asju poest ei osta? Võib-olla sellepärast, et näiteks juba kastmete riiul on mega pikk. Lihtsalt selleks leida see meelepärane kaste, see võtab aega rohkem kui meile siia antud on. Ausalt öeldes olen siin külas unustanud juba need maitsed, mida pakuti suures linnas. Sest siin me oleme valdavalt ikkagi läbi ajanud selle Obento boksiga, kus on ka head maitsed, aga lihtsalt väikest vaheldust. Nii, tainas on valmis. Nii, selle. Mis on veel sarnast Eestiga? Pühapäeva hommikul kell 8:23 naabrime saaks toksima ja puurima. Nägite, et sedasi kihutavad. Siin on 40 ala. Siin inimesed on väga tähelepanelikud. Ma arvan, et keegi juba helistas politseisse ja informeeris kurinahkadest. Ühel hommikul tegime televiisori lahti, et viia ennast kurssi sellega, mis kohalikus meedias toimub. Avastasime, et öösel oli keegi kurja teinud. Uudis, mida näidati kogu hommiku saate vältel, nimelt keegi oli pannud oma pesu kuivama terrassi peale. Naaber nägi, naaber sekkus, kutsus politsei ja kogu riik sai teada, et kes see kurinahk on, kes sedasi pesu kuivatab öösel. Või teine uudis, mis oli üks auto, mille juht oli raske jalaga, ületas kiirust, korralik kodanik asus seda autot jälitama ja samal ajal filmis. Selleks, et pärast see videoklipp saata meediasse ja politseile teatamaks, et autojuht ei hooli liiklusreeglitest. Võt selliste uudistega saab siin riigis ka suurde televisiooni. Võtsin vist liiga väikese taldriku ennatlikult, ma tean, et see nii suur pannuauk on. Või siiski. Näete, selline see tuli. Noh, on kenasti läbi küpsend küll. Pühapäeva hommikused pannkoogi minutid. No kui te pühapäeva hommikut ise armastate pannkooke teha, siis uskuge mind, teie poolt valmistatud kodused pannkoogid on ilmselt paremad. No aga vaatame, mida see tänane päev meile siis toob. See on kõhu täis ja suundume tegudele. Pärast pausi võtame ette mochi valmistamise kõige ehtsamal kujul. Täpselt nii, nagu Jaapani meistrid seda aastasadu tagasi tegid. Seejärel liigume edasi kohalikku kooli, kus anname õpilastele hariva tunni Eestist ja meie tegemistest. Minu selja taga kostub rõõmsaid kilkeid ja häälte suminat kogukond. Osa sellest linnakesest on kokku tulnud selleks, et ühiselt valmistada mochit. See on riisimassist valmistatud suupiste. Neid tehakse nii soolaseid kui magusaid erinevate täidistega. Kuidas seda valmistatakse, kuidas seda säilitada ja kas erinevates Jaapani piirkondades on erinevad mochi valmistamise viisid? Saame kohe teada. Toimub testimine. Nüüd ma saan teada, milleks seda plastikut kasutati. Ops, nii. Natuke toores on natuke, aga
kui peremees ütleb, et on hea, siis on hea, sest mina teen esimest korda mochit, mina ei tea. No vot. Aga jah, see on, et ta läheb pärast välja võtmist kõvakeseks, siis ongi kas keetis saab kinni või paneb ära. Ma juhin tähelepanu, et see tampimise tünn on valmistatud 100-aastasest jalakapuust. Ja nüüd vist on selle mochi valmistamise kõige olulisem protsess. Algab tampimine ehk siis riisiteradest sellise massi valmistamine. Tegemist on siis erilise mochi riisiga, millest seda toitu valmistatakse. Ja näete, milline meeskonnatöö siin on. Üks mees pidevalt niisutab veega, et see löögiriist kinni ei jääks sinna. Vahepeal teevad pausi ja niisutavad ka seda, nimetame seda siis vasaraks. Tema on võib-olla selle linna kõige tugevam mochi tegija. Ta piidles sedasi eemalt, kuidas siin nooremad meesterahvad mochit teevad, aga lõpuks ei pidanud vasta, et niimoodi tehakse mochit. No. Nii. Küsisite, miks ma mochit ei tee? Vaat nüüd ma hakkan alles mochit tegema. Keskele, selge. Igaks juhuks. Kõvemini. Ma võtaks käed alt ära, aga... No, mul tunne, et seda mochit lendab nüüd igasse ilmakaarde siin laiali. Mehed, andke puid ette. Nii korras, jah? Ma tulen nüüd valmis siia, et mochi siit kenasti jälle rullima hakata. Ma ei tea, kas peaks hakkama mochi koolitusi tegema või? Noh, mõned ruumid puid sai lõhutud. Hoppa! Erinevaid täidiseid saab siia sisse panna. Ma olen poes, panin tähele, et isegi jäätist olla pandud sellise mochipallikese sisse. See on alles tõsine tegemine. Jaa. Hästi tuleb. No, eks ma olen jälginud, kuidas prouad siin ees teevad ja seeläbi ka ise proovin anda samasugust tulemust. Kui uus aasta saabub või juhtub teil laps sündima, siis võetakse mochi kenasti tegemine ette ja kui kipub üle jääma mochi massi, siis seda säilitatakse külmas. Ega selle söömine ongi lihtne. Oma väikeste käekestega tegin. Pärisemate käekestega pean selle siin ümber. Võtsime sojakastmesse. Noorileht ja sojakast annavad väga hea maitse juurde. Ma olen väga üllatunud. Eks see riisimass on annab muidugi mäluda, aga see on väga toitja. Selline kiire mochi-amps on tehtud. Meie sõime maailma kõige värskemaid mochi-palle, aga need pallid, mis pannakse sügavkülma, need välja võetuna kuumutatakse, keedetakse või siis lastakse fritüürist läbi. Ja ega tegelikult kõik jääb alles, et sellisel käsitöömeetodil mochit ei valmistagi. Kui sul on väike elamine, tahad mochit teha, siis ostad poest ekstra mochi-masina. Milline sealt tulemus tuleb, ei tea, aga need mochid on üllatavalt maitsvad. Et kas on mingi tähtpäev? Muidugi on tähtpäev. Võtsime lipu kaasa, sest meid kutsuti Tosaggio kooli lastega kohtuma. Ja üllatus, sissepääsul
kohtame eestikeelset tervitust. Tere tulemast, Dossaggio algkool ja põhikool. Kes need tegelased on, seda ma ei tea, aga nad on rõõmsameelsed. Ma loodan, et lapsed on ka rõõmsameelsed pärast meiega kohtumist, sest täna räägime Eestist. Teeme korraks väikse sissepõike. Ma proovin, kuidas siin laua ääres istuda on. Õppeained käivad kõik kenasti siia lauasahtlisse väiksesse korvi. Siin on ka pliiatsid, paberid. Ja ütleme, et selline lihtne puust pingike, lihtne puust lauake. Nimed on kenasti siin lauanurgas. Ja näete, koolikotid ja kõik muu pannakse tundide ajaks lihtsalt eest ära. Aga jätame selle põhikoolimaja nüüd siia paika. Meid oodatakse gümnaasiumi osas. Me oleme gümnaasiumi osas, me oleme selles õppeklassis, kus toimub kogunemine, kus Eestit tutvustama hakkan. Proovisin jälgida reeglit, et üks pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna. Ja mis nad minu juttu ikka kuulavad? Ma arvan, nad tahavad ka näha videost, milline Eestimaa välja näeb, kes seal elavad ja mida seal teha saab. Vahepeal kostus üle koolimaja üks muusika katke mingi palakene, ma kahjuks ei kuulnud seda, küll aga ma sain teada, et kui see lugu on ära kõlanud, siis peavad lapsed koolis kõik koos koristama hakkama. Ma arvan, et ma aitan nendel noortel selle klassiruumi enne meie ettekande algust läikima lüüa. Saan ka käe külge panna. Minu nimi on Eero ja tulen Eestist. Nice to meet you! Nice to meet you! Kui paljud teist on kuulnud riigist nimega Eesti? Andke käega märku. Üks käsi, kaks käsi, kaks kätt. No suurepärane, 2 kätt on parem kui mitte midagi, ma ütlen teile. Ma panin kokku mõned videod tutvustamaks teile meie väikest riiki. Te ilmselt üllatute, et Eesti on nii pisike, aga samas nii paljude võimalustega. Kuidas me sattusime Jaapanisse? Tegelikult sai alguse kõik sellest, et me Lauriga asusime tegema saadet Kilu seljakotis ning külastasime Eesti saari, kus inimesed igapäevaselt elavad ja oma tööde tegemistega toimetavad. Ja kui Eesti saared said külastatud, siis pöörasime pilgu laia maailma. Ja siinkohal on Merike, see, kellele me aitäh ütleme, tänu kellele me jõudsime Jaapanisse, jõudsime teile külla. Minu pikast ja lohisevast ettekandest jäi kõige eredamalt meelde hetk, mil tikksirgelt istuvad lapsed tahtsid järsku vägisi tantsima hakata. Seda tänu ühe tuntud Eesti meesartisti abile. Tundub, et Jaapani turg on temale küll avatud. Ma tänan. Tommy Cashi video tõmbas nad tantsule siinsamas koolilaudade taga, julgesid ennast vabalt tunda küll ja ma arvan 5-6 tantsivat noort inimest oli siin olemas, nii et ma loodan, et see imeline tants on nüüd jõudnud ka Dossaggio kooli seinte vahele. Kuna lastele see instrument tundus väga meeldivad, siis mul on väga hea meel kinkida see
pisukad pillikene siia kooli, et lapsed saaksid parmupilli mängima õppida. Ja kui on vaja abi õppimisel, siis kirjutage. Õpetame. Järgmises episoodis peame jätma hüvasti Toossa linnaga, mis oli meile vahepeal juba koduseks saanud, sest ees ootavad uued Tokyo seiklused. Enne rongile minekut oli meil kohalikele veel mõned põnevad tegevused lubatud ning neid ma poleks mitte mingil juhul tegemata jätnud.